Aga tere õhtust kõigile! Tere õhtust! Järjekordne tooteõhtu, mida siis teadupärast on meil harvemini kui süsteemiõhtuid. Ütleme nii, et kaua Ja oodatud siis. seega oleme seda kaua oodanud ja tegelikult on ka selle kaua ootamisega siis palju uudiseid tulnud. Uued tooted muudkui tulevad Ja üks uus on ja, täitsa nagu jäänud rääkimata. ja alustaks kohe sellisest tootest, mida mõnel äripartneril on juba päris tükk aega olnud võimalus ka kasutada. Ja Kaisa, sina lubasid ka rääkida siis sellest Glisteri uuest imemasinast, et äkki sa siis alustad? Ja, tere minu poolt, meie poolt. Ma olen selle Glisteriga, selle hambaharjaga nüüd pesnud 2 nädalat, 3 nädalat, issand, ma ei tea, ühesõnaga alla kuu, ma arvan. Ja esiteks te tahtsite teada minu kogemus sellega või tundeid. Esiteks, kui ta saabus, nagu ikka hambaitoodetel kombeks on lihtsalt nii ilus, see mattvalge, üldse ei ole raske, nagu ma kartsin, siis imeline UV-kapike, kus siis saab seda harjakest puhastada teatud aja tagant või iga päev, vahet ei ole. Ja suur probleem oli leida vannitoas koht sellele, sest et ta on nii pikk, et ta ei mahtunud kappi ja siis ta oli nii, ühesõnaga, see on väike probleem, aga need otsikud on siis muidugi vahetatavad, neid oli kaasas 3 minu teada, praegu esimene. Ja need režiimid, ma isegi lugesin manuaali. Kuna tegu on nii tähtsa tootega, siis ma tavaliselt õpin selles osas, et manuaali luges, sest ma tahtsin teada, et noh, kui ma sinna nuppe niimoodi klõbistasin 2, siis ma sain aru, et okei, ühest muudab režiimi ja teisest siis tugevust. Aga ma sain manuaalist veel teada, selle eelist on see, et näiteks, et kui paned siia pasta peale, et ta ei hakka kohe niimoodi põrisema, et see pasta lendab laiali, mis mul alguses ka juhtus, sest ma nii kaua vaatasin seda. Ja alustab siis keele puhastamisega ja siis on siin kõik režiimid, et puhastav ja saad siis valida, kas siis õrn, higemetehooldus ja ühesõnaga valgendav ja nii edasi. Ja tegelikult miks ta on hea? Mulle meeldib, et kui sa nagu manuaalse hambaharjaga teed, siis tegelikult sa ei pese nii kaua kui selle elektroonilisega, sest et ta on teatud aeg, millal ta ju põriseb ja siis, kui ta on vait jäänud, siis on õige aeg lõpetada. Ja ütlen ausalt, minul tunduvad küll endale hambad palju puhtamad, sest et ta liigub nagu nii kiiresti, aga samas ta üldse ei aja pakitsema neid higemeid, mis võiks arvata, et kui väga kõvasti seal hoolega nühid, ja muide, ta annab märku, et ei tohigi kõvasti nühkida, siis ta jääb seisma. Nii et jah, lihtsalt nii lihtsaks on tehtud hammaste pesu selle imelise hambaharjaga. Et ma olen väga rahul. Soovitan. Aitäh. Väga hea, tegelikult hammaste tervis on ju ülioluline ja hammaste ja suuhügieen on ju ülioluline ja et kui miski teeb seda paremaks, siis on see ainult väga oluline, võime nimetada väga oluliseks tooteks. Annela, kas sina saaksid ka mõne sõna kaasa rääkida, et sul on ka juba 1,5 aastat see imemasin? No nii kaua päris ei ole, aga ma kinnitan Kaisa sõnu, ma ei pesnud hambaid nii kaua. Ja see tark masin annab märku, nüüd ei lõpeta enne ära, kui ta teeb väikse piiks, siis tuleb järgmine ja järgmine. Nii et tegelikult ta annab sulle märku, et sa hoolda oma hambaid ja veel. Tegelikult tal on 3 otsikut ja kuskil ei ole kirjutatud seda, et teised pereliikmed võivad teise otsikuse otsa panna. Mina pesen sellega ja kuna meil on imeline UV-kapikene, kuhu me saame ka panna puhastada, mitte ta sama otsikuga peseb, vaid need 2. ja 3. on tal ka kaasas, nii et tegelikult on see tõeline sääst. Et ei pea ostma iga pereliige endale seda uut hambaharja, vaid piisab
3-liikmelisele perele. Minu kogemus. Ülihea. Jah, lihtsalt ei saa teha seda nii-öelda koori seda hambapesu, et kõik koos kooris. Ma mõtlesin, sa hakkad koorpunktidest Ei, rääkima. no nii nagu kooris lauldakse Koori koos, laul- on ju, et No, ei saa nagu koos teha. Ma olen ikka nagu networki lainel. Ja et see on nagu kaanon, et kõigepealt üks laulab ees ja siis tuleb teine ja siis tuleb kolmas, on ju. Kaanon on ka tore. Ja, aga see selleks, nii et ja minu arust ta ei olnud üldse kallis, et me vaatasime muuseas kaubamajas, vaatasime nende toodete, samasuguste Philipsi toodete hinda tunduvalt kallimad. Ja seal ei ole seda UV-puhastust. Ja UV-puhastust ei olnud ja internetis vaatasime ka. Ja noh, me ei süvenud, mis pärast see Philips nagu nüüd kallim on, et noh, aga noh, niimoodi on iga. No aga Philipsit me niikuinii ei osta, sellepärast me ostame oma poest ikkagi klisteri oma. Just. Aga läheme edasi, et järgmine toode, millel siis põgusalt peatume, on juba nüüd eile müügile tulnud Omega 3, kellel on siis nii-öelda sellesse korduvtellimusse pandud Omega sisse, siis nendel vahetati automaatselt ära uue vastu, et sa ei pidanud ise midagi tegema. Vahetati lihtsalt ära, et nüüd tuleb ainult välja uus Omega 3, et enam. Meil seda uus peaks tulema nüüd homme, ülehomme peaks saabuma, oleneb kui ruttu, aga ma korraks nüüd jagan seda pilti, et missugune siis see uus Omega on. Et paljud on nüüd lehe peal juba seda vaadanud, et siis ongi, kui vanal Omegal oli ainult südamekuju seal, siis nüüd on juurde tulnud veel 2 kaaslast, ehk natuke annab ka, tegelikult annab ka ajule ja silmanägemisele. Tegelikult on ka nahale ja ka liigestele või annab ta. Omega on ju põletikuvastase toimega, nii et Omegal on väga palju funktsioone, aga see uus on hästi võimas. Ja seal on see, vaadake, see nii-öelda see meremärk ka, et see tootmine, see kalaõli tootmine on merd säästev ja püütakse ja toodetakse nii, et meri ei saa kahjustada, mis on ka väga oluline. Ja vaadake ikka seda numbrit purgi peale, et Nutrilite on aastast 1934, nii et juubel 90 on Nutrilite'il sel aastal. Et vanal oli mäletate, oli ja süda oli. Kõrval on lihtsalt, see on, ma ei tea, mis see on mingi dominomärk või mis see on. No võt, sa pead veel vana asja ära õppima, enne 6-le üle saad minna. Ja lihtsalt on ka vahe muidugi selles, et uus purk on väiksem natuke, vana oli suurem. Aga ta on kontsentreeritum. Aga ta on tõhusam, jah. Seal on neid EPA ja neid igasuguseid neid aineid, mis on kasulikud, neid on seal rohkem. Ja seda praegu täna välja ei hakka tooma. EPA-t ja DHA-d, et seal on, Et seal see ühel nii-öelda networki keskkonnas oleval lindistusel just räägiti sellest, et kuidas see uus nii-öelda siis see nii-öelda Ameerikas on see seda tüüpi ja on siis ka olemas see advanced ehk siis nagu see, mis nagu meile tuli. Et sellise ja et see advanced. Ei, meil oli enne 2 eraldi. Ei no 2, praegu on ka 2 eraldi. Ja, aga seal oli aju ja siis oli süda olid eraldi. Aga et nüüd on ka see advanced on nagu siis, kus on nagu 3-le mõjub. Nii et võimas Omega. 3-le sõbrale mõjub hästi. Siin on nalja. Ja aga läheme edasi, et nüüd põgusalt räägime ka tootest, mis tuleb müügile oktoobris. Ega see oktoober kaugel ei ole, see on meil tänase õhtu staar. Ja miks ta on nagu üli huvitav toode on see, et vähemalt teaduslikud uuringud ja ka katsetused näitavad, et kui regulaarselt, nii nagu on juhendis öeldud, kasutada seda, tähendab regulaarselt, Sille kohe räägib, mis on regulaarne, siis nii-öelda, kuidas see oli? Nahk uueneb ja inimene, kes seda kasutab, näeb mingi aja pärast 8 aastat noorem välja. Noorendab nahka 8 aasta võrra, ütleme niimoodi.
et selles mõttes, et kui jah, et parandab naha kui funktsiooni. Sille on meil 30-aastane, et siis ta, nii ilusti ütlesid, jah, tänan. siis ta muutub kohe 22-aastaseks, nii et noh, no mitte kohe, aga nüüd mingi aja pärast. No on ju 8 aastat maha. No võtame 8, võtame. Rõõmsalt kõik tahavad 8 maha võtta. Ja ma olen seda saanud kasutada nüüd 2 nädalat. 2 nädalat. Ja 2 nädalat. See aparaat on ka, nagu ikka, selles Go21 keskkonnas jagasin neid fotosid, karbikeste pilte, et noh, jälle nii nagu Kaisa ütles, et imeilus pakend, imeilus on lahti võtta, imeilusasti pakendatud. Mul on ta nüüd siin, sest kuna mul on praegu see kasutuses, siis ta on mul siin selle postamenti otsas, on see aparaat ise. Ja tal on siis, ja mis tal on kaasas, võt need purgid on juba ilusad. Need on väga ilusad ja kusjuures nad on 2, ma praegu siit vaatasin valgusega, ma ei olnud seda enne märganud, aga siin valgusega, tal on nagu 2 kihti sellel purgil. Ühesõnaga, mida see aparaat teeb ja mis siin kaasas on, ma räägin. Ta ei ole mõeldud pidevaks kasutamiseks. Ja ta ei ole mõeldud kasutamiseks, kellel on termasoonik, et samaaegselt termasoonikuga. Et kui ma kasutan seda aparaati, siis ma midagi muud, ühtegi teist aparaati ega teisi seerumeid ei kasuta. Et jah, igapäevaseid neid puhastus- ja hooldustooteid, ütleme, niisutavat kreemi ja näopesuvahtu ja toonikut loomulikult, aga mitte mingeid muid seerumeid. Ja siin on 2 funktsiooni. Esimene on siis, siin on siis kooriv seerum, see on koorija. Ja süsteem on niimoodi, et ta on mõeldud niimoodi, et kuuajane kuur ja siis umbes 3 korda aastas teha seda. Ja ta on võrdne ikka täiesti tõhus ja võrdne salongi protseduuriga, aga sa saad selle teha kodus, sa saad selle teha ise ja nii palju, kui mina olen oma kosmeetikuga rääkinud, mis on kõige suurem probleem inimesel. Inimene läheb salongi, ta teeb näiteks ühe protseduuri ära, aga tal ei ole vahendeid, et teha terve see kuur järjest. Enamasti piirdutakse 1-2 korraga ja rohkem lihtsalt ei ole võimalik. Siin on niimoodi, et sa ostad selle aparaadi, aparaat on ju investeering. Pärast sa saad eraldi juurde osta neid purgikesi komplektina juurde. Nii et mõte on siis see, et 2 korda nädalas on sul koorimise päev. See tähendab seda, et hommikune ilusti juhendis on kõik, ma ei hakka täpselt detailideni seda ette lugema, et kuidas ja mida sa täpselt hommikul teed, mida sa teed õhtul, aga et 2 korda nädalas on koorimise päev ja sa ei tohi panna neid koorimispäevad, ei tohi olla järjest. Sa oled ikka mõni päev peab vahel olema, näiteks koorid kolmapäeval ja laupäeval, noh lihtsalt selline näide. Ja koorimise puhul on siis niimoodi, et see seerum tuleb peale panna 8 minutiks, tuleb maha pesta. Ja siis peale seda tuleb sul kasutusele see aparaat. Nüüd tal on see otsik on ja tal on suurem ja väiksem otsik, et erinevate näopiirkondade jaoks, see on see nii-öelda see veega imemise otsik. Et põhimõtteliselt, kui ta tööle panna, ma praegu ma näitan ka kohe. Praegu mul on siin tal on kaasas, ma korraks, oota. Tal on kaasas, ütleme niimoodi siis, et see on aparaat ise, tal on 2 funktsiooni ja siis käib tal see veepaak, selle sa võtad lahti kogu aeg, sest ta ei tohi sul jääda nii-öelda ummuks sisse. Ja ma panen siia vee sisse, siis veepaaki lihtsalt kallan selle vee, kohe ma näitan teile. Ja siis sa paned selle siia külge ja talle käib kork alla teiselt poolt. Nii, natuke läheb. Ja siis tal on ühesõnaga see veepaak, siin on näete voolik sees ja põhimõtteliselt ma kohe näitan, kuidas see töötab, ma lülitada ta sisse ja siis selle veega ta imeb siit naha pealt ta imeb üsna kõvasti, et see tahab tegelikult, ma ütlen, me Sirliga ka arutseme, et ühesõnaga tahab veel harjutamist. Aga ühe käega peab nahka kinni hoidma, et sa ei venita ja siis tõmbad siit niimoodi õrnalt, seal on passis joonis kantud, kuidas just. Ja ta imeb selle kõik poorid puhtaks ja selle mustuse nahast ära. Peale seda, kui sa oled maha pesnud, hoidnud 8 minutit koorijat ja selle maha pesnud.
ja siis ta imeb selle ja ma näitan korraks, kuidas see töötab, ma ei tea, kas siit on näha, et siinpool on nüüd vesi ja siinpool on nüüd see, kuhu see sul siis see näost välja imetud mustusega koos vesi koguneb. Ja ma lülitan ta sisse. Nii, ja nüüd ma lülitan selle, nii-öelda selle, ma ei tea, kas on kuulda, ta põriseb ja siin on üks teine otsik, ma lihtsalt näitan see, kui pärast puhastad läbi seda. Ühesõnaga, vaadake nüüd ja ma surun. Ma ei tea, kas on näha, vesi tilgub teise paaki. Eks ole? Nii et niimoodi ta töötab, et koos selle mustusega ta tõmbab, siis imeb sul selle ühesõnaga vesi koos selle imemisfunktsiooniga töötab ja teeb poorid puhtaks ja naha puhtaks. Nii, ja siis tal on teine funktsioon. Oot, ma kallan selle, teen ta nüüd tühjaks. Üks hetk kohe. Nii. Võta sina. Siin on nüüd natuke vett sees. Aga ma saan kallata siia. Olen valmistunud. Nii, ja teine funktsioon on tal see, et aga kõikidel ülejäänud päevadel ja kaasa arvatud koorimispäeval, kõikidel päevadel on siis teine on seerum. Te kujuta ette, kui hea lõhn see on ülihea lõhnaga, isegi mina, kes tavaliselt lõhnade peale eriti püsti ei tõuse. Ma ei oska kirjeldada, see on selline, see on täielik luksuse lõhn. On ju, selline luksuse ja nagu hea luksuse lõhn, jah. Ja see seerum käib siis hommikul 2 pumbatäit paned peale ja õhtul, aga õhtul kasutad siis seda aparaati ja õhtuseks või siis võtad selle otsiku siit ära. Ja siis käib tal see ümmargune otsik, mida ma juba siin puhastusfunktsiooniga ka koos näitan. Seerum, ühesõnaga, seerum peale ja siis on tal, ma kohe lülitan sisse ja siis lased seerumil niimoodi paar minutit imenduda. Ei, nüüd mul läks vale, vabandust, kohe. Nii, ja siis tal on see ultrapunane valgus. Ja siis sa käid lihtsalt niimoodi, ütleme, selles mingisugusegi paari sentimeetri kaupa kõik oma näo süsteemselt läbi. Ta annab märku ka, kui pead edasi. Iga 3 sekundi tagant ta piiksub, ma ei tea, kas siit on kuulda. Ei ole. See on siis, kui sa vastu paned käe, vaata. Ei, ta on kogu aeg piiksub. Ja annab märku, 3 sekundi pärast tõstan edasi ja mina hakkan siit otsa esisest pihta niimoodi tulen, et süsteemselt silma ei tohi lasta seda. Ja siis sa käid sellega selle näo kõik läbi. Ja mis ma ütlen, et väga huvitav on, need rohelised tooted ülihead, kooria ei tohi kauem hoida peal, ühel päeval läks mingi minut üle. Ja tundsin kohe, et ei midagi hullu ei juhtunud, aga tundsin, et ikka täpselt, kui on öeldud 8 minutit, vaata kella, hoia 8 minutit. Ja teeb naha tõesti siledaks. Aga mis ma ütlen, et see on niimoodi, et ta on mõeldud nii, et kuuajaline on see kuur. Et sellest rutiinist ja sellest distsipliinist peab kinni pidama. Et kui ma selle investeeringu teen ja selle masina juba endale ostan, et siis ei ole mõtet niimoodi, et kuu aja jooksul umbes 2 korda ainult koorin ja siis võib-olla 3 või 4 korda teen selle muu asjaga. Et ta tahab ikka, eriti õhtul, kui sul on see rutiin, et sul on nii koorimine kui see koos koorimisega see rutiin. Et see võtab ikka natukene aega. Aga mis ei võtaks, milles me tulemust tahame? Kõik ju võtab aega. Et lihtsalt hästi tuleb kaaluda ja kas ma olen valmis siis tõesti 3 korda aastas seda kuuri tegema, ma mäletan, millal ma eelmise kuuri tegin, jagama selle aasta enam-vähem niimoodi ära, meeles pidama, nüüd on mul vaja uut kuuri, sest mina ütlen küll, et vahepeal, kui see kuur ära lõpeb, siis on mõistlik ta karpi tagasi pakkida ja võtta siis järgmiseks korraks uuesti välja, kui ma hakkan jälle seda kuuri läbima. Aga need ülimõnusad ja see, ma tahaks näha, ma muidugi ei teinud enne pilti. Ma oleks pidanud tegema enne alustamist ikkagi täitsa konkreetselt, sest vaata, iga päev vaatad peeglisse, ega raske hinnata, eks. Aga et oleks võinud teha, võib-olla ma nüüd siis 2 nädala poole pealt võib-olla siis teen.
aga nahk läheb siledaks ja mõjub hästi küll. Nii et see on täiesti ulmetoode, et kuidas sa nagu saad naha puhtaks ja kuidas sa paned selle seerumi ja kuidas sa selle mis on ultraviolettvalgusega, jah? Ei, infrapunavalgus, ja mis ma räägin, infrapunavalgusega käid selle näo kõik üle ja kellel on nüüd kuperoosa, siis päris seda imevisfunktsiooni nendes piirkondades väga ei maksa kasutada ja ainult seal, kus sul siis ei ole seda probleemi, aga see infrapunavalgus mõjub väga hästi ka kuperoosaga nahale, et sellel on see väga kasulik, see teine pool sellest asjast. Nii et selline imemasin ja ta on koostöös valmistatud, kui me teame, et Korea on väga tugev kosmeetika maa ja ka Lõuna-Korea, jah. Ja Põhja-Koreast me ei räägi. Seal on oma brändid. Noh, seal, jah. Et väga tugev kosmeetikamaa ja väga tugev ka kosmeetika tehnoloogiamaa. Ja see aparaat on siis nüüd välja töötatud Lõuna-Korea kosmeetika tööstusega koostöös Artistrile, Amweile, et siin selle aparaadi peale ei ole. Ai, on ikka Artistri. Jah, ikka on Artistri peal. Ma vaatasin, et on küll Artistri peal, et ongi see koostöös siis tehtud väga kõrgetasemeline tehnoloogia, nii et no ma ei tea. No ütleme nii, et see ei ole odav toode, aga ma ütleks, et see ei ole kallis ka. Et kui ma ostan, kellel on Dermasonic näiteks, ma ei tea, kas te mäletate, minul on see Dermasonic, ma ei tea, mitu aastat mul vana on juba. Millal Dermasonic tuli? Tegelikult tuli ju päris ammu ja ikka kasutame kogu aeg. Et sellega on ju täpselt sama lugu. Lihtsalt esialgu tuleb rutiini mõttes näpuga järge ajada, et mul siin küll mõnikord läks natuke sassi, mõni õhtu unustasin selle infrapuna ära, määrisin seerumit peal, aga no lõhnas nii hästi. Nii et ega ta mõjub ilma selle infrapunata ka, aga no infrapuna on ikka väga tähtis, et see mõju siis ikka 100% oleks. Aga siin jah, nii nagu Sille ütles, et see hoolitsus vajab distsipliini. Niimoodi kõrvalt vaadates ma mõnikord olen ju märganud, et tuleme kuskilt õhtul niimoodi hiljem ja siis ütleme sellist tavalist seda nahahooldust saad ju teha suhteliselt kiiremini kui seda hoolitsust. Ja siis ma näen nagu Sille näost, et ma lihtsalt ei jõua teha, aga siis ei ole, tähendab, siis ei ole sellel asjal. Aga ma ju teen, seda nüüd unusta öelda. Aga et siis ta ikkagi teeb, sest sellel asjal ei ole mõtet, kui sa jätad korrad vahele. Et mida me tahame öelda, tähendab, ärge ostke seda toodet, kui teil ei ole piisavalt. Räägi rahulikult. Noh, jah, ma räägin nii nagu, ärge, ma katsun rahulikult, ärge ostke seda toodet, kui teil ei ole distsipliini. Siis määrige millegi muuga ennast kokku. Ei, aga tegelikult ka, et mis see hind oli, mingi 360 eurot või midagi niisugust. Et lihtsalt, et mis me ütleme, et tõsiselt, et kui see endale osta, siis sa pead olema valmis selleks distsipliiniks. Et muidu ei ole mõtet seda raha kulutada, et oma välimuse mõttes on seda raha mõtet kulutada igal juhul. Aga on mõtet kulutada siis, kui ma tõesti seda kasutan. Seal oli väikses kirjas tegelikult, ma nüüd ütlen kõigile, et väikses kirjas on tegelikult, kui sa ostad selle, siis on väikses kirjas 3 kuu pärast tuleb Amway esindaja sinu koju ja kui ta näeb, et sul ei ole mõjunud, siis sa annad selle toote talle tagasi ja raha tagasi ei saa. Siis selgub, et sa pole kasutanud. Ja, nii et igal juhul tuleb kasutada, kui sa selle toote ostad. Ei, ja minul tuli kohe see paralleel tegelikult ju audiote kuulamisega, et kui me siin network'i äris olles, et audiote kuulamine on oluline osa, siis nii-öelda seda mobiililiitumist ja seda tseppi pole ju mõtet endale teha. See on küll, kuutasu on odavam kui see aparaat, aga seda ei ole ju ka mõtet endale teha, kui ma neid audioid ei kuula. On ju loogiline, et sama.
või et noh, mõni läheb spordiklubisse, ostab spordiklubi kuukaardi, aga ostab või aastakaardi. aastakaardi, aga klubis ei käi, eks. Et no nii, et sellega on täpselt samamoodi, et ühtepidi kulutad raha, aga teistpidi pead võtma siis ise vastutuse. Oleks mõistlik võtta vastutus. Muidugi võid osta endale niisama ka. Ja muidugi sa võid ju, ütleme niimoodi, praegu ei saa neid eraldi osta, edaspidi saab neid, et esialgu saab ainult koos aparaadiga, pärast saab neid eraldi ka osta. Et muidugi sa võid lihtsalt seda koorimiskreemi panna ja lihtsalt seda seerumit, aga see efekt on, noh, ei ole võrreldav. Väga hea lõhn. See on tõesti, kui me saaks teile seda anda, seda lõhna edasi, see on üli hea. Ja no vaadake kui ilus. On ju? No artistri ei tee midagi pole, see on alati kaunis. Nii, aga läheme siis veel edasi, et oktoobrikuus tuleb ka tegelikult teadaolevalt müügile siis Nutrilite'i Energy programm, mida ütleme, noh, me oleme läbi Poola saanud osa tooteid juba kasutada, mis osa, noh, tegelikult kõik need tooted, mis seal on. Ja lisaks siis nii-öelda 10-minutiline programm, mis on tegelikult jõukohane kõigile. See on spordiprogramm või liikumisprogramm. Et see tuleb siis oktoobris ja Sillel täna oli vestlus ühe äriehitajaga teisest riigist, kes on juba saanud ka kasutada Amway uut platvormi. Ehk nagu siin vist vahepeal juba räägiti, et uus lehekülg tuleb ja uus äpp tuleb, eks ole. Et võib-olla sa räägid siis sellest emotsioonist. Ja siis noh, nendel, tähendab see, kellega mina rääkisin, tema pilootgrupis praegu saab juba seda uut kõike kasutada. Itaallastel on ju uus lehekülg ja sloveenlastel vist on uus lehekülg, on juba kasutusel ja see uus äpp. Aga see inimene, kellega mina rääkisin, et tema on siis selles pilootprojektis, nendel tuleb septembri lõpust kõigile kasutamiseks. Aga ta ütles, et see uus, no oota, kuidas see oli, mis sõna see oli mis ta ütles mulle, et no see on nagu mega äge. Ma ei oska muud öelda, et väga hea pidi see uus, et teistsugune tahab harjumist, aga väga lahe on see uus äpp ja uus lehekülg, et ta oli väga vaimustatud sellest, nii et ma ei mäleta, millal meile ka tuleb mingi aja pärast, nii et see on väga positiivne uudis. Ja, et neid uusi tooteid kogu aeg jõuab. Mingi aja pärast peaks kuskilt, ma mäletan, et kuskilt tegelikult jõuavad ka need mingid, noh, need kommitüüpi Nutrilite'i vitamiinid, mida me Poolast tellime, et mingid hakkavad ka jõudma meie turule, aga mitte kõik nüüd. Midagi oli niimoodi. Seda nagu ma ei kinnita ega lükka ümber, ütlen mina. Võib-olla ma nägin seda unes, aga tavaliselt ma neid asju, mida ma unes näen, ei mäleta, nii et tõenäoliselt ei olnud see uni. Okei, no vot. Nii. Aga ma arvan, et sellega, ma ei tea, kui keegi ei taha, kui kellelgi on jagada mingit viimase nädala-kahe mingit sellist vaimustunud tootekogemust, et kui seda ei ole, Annela, palun. Mul on tegelikult alati ja ma arvan, et kõik need tooted on väga head. Aga kas te teate, et sügisõhtud lähevad pimedamaks ja naine peab olema ka pimedast kaunis. Nii et tegelikult siin on taskulamp juures ja need väga head huuleläiked on meil olemas siin lehe peal. Kuigi mõne aja pärast on nad meil hakkavad ära minema, just. Nii et see, et meil on eriti head tooted ja teine, mida me varsti Poolast saame, on just need šokolaadibatoonid, mida me saame homme tellida ka, et need on väga head. Ja eriti kui on pikk päev, annab väga hästi energiat. Minul on šokolaadiga praegu. Ja, et aga huuleläiked kahjuks ma isegi ei ole vaadanud, kas need lehel vist mõnda aega tagasi veel oli, aga nad lähevad ikkagi välja. Nii et kellel on oma lemmiktoonid, siis võite varuks tellida, aga no lõpmatuseni nagunii ei jõua. Et huulepulgad on meil ägedad ja jah, nii on, et ikka tooted uuenevad, võib-olla pärast tuleb see nende asemel midagi muud.
No, nii, aga ongi kas juba, küsimusi on, nagu öeldakse? jah, rohkem praegu ei ole, nii et siis jälgime mängu, jälgime seda, kas siin Tagametsas jõutakse seda distsipliini pidada, kindlasti jõutakse. Absoluutselt, Ja. absoluutselt. Ja siis, oota, siis kui oktoobris on seminar Tallinnas, siis selleks ajaks on ju sul läbi see. Selleks ajaks on läbi, jah. Siis te näete 22-aastast Sillet seal. Ära nüüd anna, ei tohi anda põhjendamatuid lubadusi, issand jumal, siis ütlevad, et näed, ikka sama vana, vist ei tööta aparaat. Ja. Aga ilusat õhtut kõigile ja oli tore teiega. Ja kui midagi on, siis kirjutame, joonistame, helistame, et püsige terved, juba on siin igasugused viirused liikumas. Ja Kaisale aitäh hambaharja jutu eest. Ja Annelale ka. Ja Annelale ka. Ja oleme sama tublid edasi.